meie teine püügipäev oli lõppenud ning askeldasime laagris. Täna käisime jälle kalal ja nagu ikka päris tühjade kätega ei jäänud. Et mina näiteks lõhelistest sain enda suurima 2 kilose siit. Iga päev on midagi ilusat andnud, pettuda ei ole pidanud. Vaatasin, et selline madal koht, aga Polaroid prillidega tundus, et teisel pool jõge võib olla sügavam. Kõndisin keset jõge siis ja ääre peale ja läkski sügavaks. Sai sinna teisele kaldale mõned visked teha ja tulemus on siin, et ei olnudki tühi auk seekord. Et isegi sai natuke taga ajada kiirest voolust. Õnneks sain ta kiiresti madalasse, seal oli natuke lihtsam. Nägin, et konksud on ilusti suus ja sain natuke vabamalt teda väsitada, polnud nii suuri pingeid peal. Hakkasin üle suure jõe tulema, kus oli kiire vool ja niisama raske juba üle tulla. Ja kala kukkus pulga otsast maha. Tükk aega mõtlesin, kas lasen minna või riskin ja jooksen järgi, et võin ise kummuli kukkuda kogu oma tehnikaga. Otsustasin ikka järgi minna. Õnneks jäi tehnika kuivaks ja kala sain kätte. Nüüd saab süüa. Nagu ikka on meil laagris meistermees Ragnar, kes oskab väga hästi kala puhastada. Tema õlul ongi see koorem meie seltskonnas. No Ando, kuidas on see aasta metsas? Mitu ööd juba olnud siin? Ma ei mäleta enam, nii kaua juba vist. Tegelikult 2 ööd maganud metsas ja Sääskedega hakkad juba sõbraks saama? Kuule jaa, esimene kord ehmatas ikka päris ära, aga teine päev juba, nagu näed, sääsevõrku peas ei ole enam nii. Esimene päev ilma selleta ei suutud. Et rohkelt bentsi ja läheb ja õlut ka. Ikka head õlut, päris õlut. Lõhefilee. Andre 2 kilose emase lõhefilee ja sellel lõhel oli ka täna mari sees, et täna õhtul saab jälle marjasaia, et eile sõime marjasaia, täna sööme marjasaia, homme sööme marjasaia. Iga päev sööme, jah, väga õige, iga päev sööme marjasaia, et jätkub siis ka öösel. Jah, täpselt noh. Nagu see tipi-täpi laul oli, täna sööme komme, homme sööme komme, aga me sööme marjana. Sul oli kõige rohkem õnne alguses. Ei, õnne, oskusi oli kõige rohkem ja päev läbi tuli kala hästi. See lõi ikka välja. Et 3 lõhet sain. Ega nad väga üle 2 kilo ei olnud, aga ilusad siiski. Et ma väga rahul. Vähemalt saab kala õhtul süüa, enne. Jaa, kindlasti. Pidid ju tooma mulle kümpsise lõhena. Mul küll ideid ei ole, kus neid saada võiks. No see mind ei huvita, kus sa selle saad, aga sa pidid tooma vähemalt. Märjad unenäod selle. Nagu nii. Täna õhtuks on söögiks makaronid, aga kes see kuiva makaroni ikka sööb? Tuleb panna sinki, sibulat, küüslauku. Kõik läheb, suitsusink. Kui mees sööb, siis mees jõuab. Vaikselt tegime süüa ning jõime head jooki ja muljetasime. Ta saab oma kalad seal, muidugi ta ei jõudnud 2 kooli raha maksta. Ma ütlesin, et mul on põhieesmärk on see ookeanipüük see aasta. Jaa, esimene päev oli nii stressirohke ka. Oli. Rasked kotid. Milleks Andre muidu see Anne sellelt kukkus otsast ära kala vaata. Saaks pea ees järgi panda, nagu noor udrasse. Selle kindlasti järgi näinud.
mina ei oleks näinud. Ma vaatasin, et nüüd... Ta vajus kohe vee alla, ma kartsin, ma ei leia üles ka, kui ma maha jään. Ei saanud mõelda. Aga siis ta tõusis nagu keskele või mitte päris põhja ei jäänud. Aga siis ta väga kiirelt ei liikud, kui sa seal sügavas vees jõudsid järgi. Ei olnud kõige sügavamast, ma ütlesin. Ma ei tea ju, kus. Nüüd on pann vaja peal. Aga täpselt selle sügaviku kõrval. Et ma nagu ei näinud nii hästi põhja, nii kiire hooga, ma ikkagi panin eekirjas. Aga ma jõudsin peas mõelda küll, et ma veel nüüd proovin, aga ma võib-olla olen ikka sellest ilma. Rummile. Koka on ikka jumala rummi ja üldse ja praegu. Ragnari leitud sarved olid ikka väga võimsad ning nendega tehti pilte igas asendis. Järgnevateks päevadeks soolafileed. Sõbra käsi aitab alati. Istusime, sõime ja jõime ning lobisesime kuni pimedani. No nii, 3 ööd oleme juba metsas olnud ja täna oli uni eriti magus. Eks need matkad on ka veits väsitavad olnud ja sellepärast ongi see uni nii magus. Eks pole midagi, tuleb külma vett näkku visata ja siis hakkab mõte tööle, vaatab, mis süüa saab ja mis päevaplaanid on. Mis magate seal? Piisavalt oleme juba maganud. Vähe. Täna on puhkepäev. 9 tundi oleme maganud. Kell on 9. Eile panime sipelgatele süüa ja söövad siin hoolega. Täna päev läbi ja äkki on homme luud näha. Eks vaatame. Sipelgatel läks umbes 2 ööpäeva, et luudelt liha ära süüa. Vaata nüüd silmi. Päris hästi oled agu Need ei andnud. ole välja puhanud silmad. Metslased jällegi. Tulid tühjaga siia metsa. Karu tuli või? Tuli. Jumal unine veel, mitte midagi saa aru. Ajust reigib. 9 tundi magasime. Vähe. Uni oli metsas tõesti hea ning hommikuti ikka võttis aega, et käima saada. Kõhud täis, suundusime kalale. On meie 3. püügipäev ja veetase on endiselt kõrge, küll umbes 10 sentimeetrist madalam kui eile. Aga täna oleme siin metsas viimast päeva ja tuleb viimast võtta, tuleb üritada. Ehk saab ka midagi ilusat kätte. Raivo, Hando ja Ragnar läksid Suurele jõele üles voolu. Andre läks jälle üle jõe ning suundus allavoolu, sinna kärestiku lõppu, kus ta eile 2 ilusat lõhet sai. Aga täna polnud kedagi kodus. siin sarved, kolju, luukere, selgroog. Tuleb laagrisse. Loopisime 3 ilusaid kohti läbi
aga päevad pole vennad ning täna tõesti ei toimunud Suurel jõel midagi. Hannes läks üksinda Lisajõele ning seal ikka kala võttis. Ilus harjus. Vahepeal oli Andre liikunud ülesvoolu ning lõpuks sai ka kala. Väga ilusad värvid. Sellised ilusad jõed on Lapimaal ning kui sa veel matkad autodest kaugemale, ei kohta sa hingelistki. No Ragnar, kuidas tänane püügipäev oli? Meeleolukas. Suur 0. Mitte ühte tonkse, mitte midagi. Kala ei võta, siis kalamees ikka võtab. Lihtne. Väga hea siia kaamerasse saabki. Kuule, me nendest järvedest rääkisime vist väga palju, et isegi Leila küsis lampi kõne ajal, et kui Raivo käis järvede ääres. Aga ma ütlesin talle, et ei, et Raivo hakkas karu kaardma. No mis tegelikult juhtus, Raivo, räägi ise siis. Mis juhtus? Tegelikult juhtus see, et ilmad olid suht heitlikud, kogu aeg tuli oovihma ja kullaotsija, keda enne metsa tulekut kohtasime, ütles, et seal järvedes on ainult haugi, sellepärast enam ei kippunudki sinna. Pane korra kokku. Päris hea. Meie 3. püügipäev oli läbi ning söögikala täna ei saanud. Aga polnud hullu. Soolafileed meil jagus. Peal on siis väga ilus. Ei ole praegu, oled ära toonud. Kuna ilmad olid niisked ning püsis ka vihmavõimalus, siis see aasta me sauna ei teinud. Present hoidis meie laagri kohta kuivana. Raks, mis karvad need siin on? See sampoon ka, siia ka, seda sama sampoon. Kitsabe. Pole nii hea jõgi, et nii tegelikult on üks variant, et on see nii hea jõgi, et nii kaugele tulla? No ma räägin siin praegu. eelmine aasta oli. Tegelikult eilseni oli ka. Aga mul on ka variant, et ma praegu tuleks maha. Erki Raiulegi Et sa tahad veega Kinnad kätte, et tagasi saab ATV-ga. tahad siit esimesest tõusust üles, et bensiin otsas järjest. Meie viimane öö metsas ja siis lähme ookeani äärde seiklema. Homme on kiire hommikusöök ja pakime oma asjad kokku ja matkame jälle bussi juurde tagasi. Täna õhtuks on meil selline väike romantiline valgus siin, et juba tükk aega metsas olnud, et väike romantikat ei tee paha. Matkapäeva hommik. Handal kadus uni esimesena ära ning ta tuli meid äratama. Otsus sauna mitte teha õigustas ennast, sest hommikul sadas ka hoovihma. Sõime padarooga ning komplekteerisime oma matkakotte. olemas. Asjad saavad varsti pakitud ja Andre ka seal viimased asjad kinnitab koti külge ja siis meie tagasitee algab.
üritame siit metsast välja saada ja siis ole näha, mis edasi saab. Ilmselt ookeani äärde, aga eks siis täpsemad plaanid selguvad käigu pealt. Seljakotid olid mõnevõrra kergemad ning peagi ületasime juba jõge. Õnneks vesi oli madalam kui tulles. Üks kolmandik teest on läbi. Bussini on veel natuke minna. Seal ootavad head söögid, joogid. Hetkel ootame siin Ragnarit. Ta on oma raske kotiga meist maha jäänud. Aga jah, puhkame ja ootame Ragnarit. Vaata, siin on libe ikkagi. Vaata, siin on libe ikkagi. No mulle oli eriti libe. Otsi kindlat pinda. Tahad keppi või? Või seda? Rakko Ernet keppi taas. Ma ei kuule siin. Peagi jõudis ka Ragnari jõeni. Puhkasime veidi ning jätkasime matka. Hetkel on puhkepaus, oleme umbes poolel teel tagasi. Kõik mehed pole veel puhkama jõudnud, et viimased tulevad seal. Ragnar, you can make it. Aga küll ta ka kohale jõuab. Külm džinn ootab, Ragnar. Külm džinn ootab. Tagasi bussi juurde on alati lihtsam matkata. Joo. Natuke maad veel bussini. Tujud olid head ning teadsime, et varsti on see raske osa läbi. Igavusest hakkas Hannes riimi laduma. Põdral maja metsa sees, väiksest aknast välja vaatab. Karu jookseb kõigest väest, metsas kuri Ragnar mees. Karu, tule tuppa, saa päästa oma mustika. Aitäh! Ilus lugu, ilus lugu. Karu õnneks tuppa jõudis. Hiljem Ragnariga abielu randa sõudis. Nii, viimased pingutused veel. Hakkab see kõige raskem osa läbi saama selleks korraks. Varsti peaks hakkama paistma meie sõiduk. Viimane laskumine. Ära siia välja peale lasta. Audi 4. Nägivine. Juhu, tuttav masin paistab puude tagant. See metsas istub. Emotsioonid nagu näha laes. Nii, kus su džinnid on, Raif? Banaan. Peab otsima, paistab kuskile. Kohver. Paistab kõige taga. Ants. Raifi tulen iga filmile. Džinni lahti teha. Sulle ka, Raif? No itimees, lase käia. Saatsime drooni Ragnarit otsima ning umbes poole kilomeetri pärast leidsime ta üles. Tasa ja targu mööda teed sammus ta meie suunas. No nii, mõnele mehele peab vastu minema vist.
et see on näost on näha, et ta ei suutnud lõpuni tulla. oi, pilet. Kott maha. Kott maha. Pilet. Selline peab rännu lõpp olema. Ikka lõpusirge tähtsus tuleb siin videos ilusti välja. Ja. Joh, ei tee. Ärge sellised debiilsusega tegelege kunagi. Ma panin autost laagrisse kaahlakatega ja nüüd on samamoodi tagasi. Kokku mingi 50 kilti kaahlakatega. Mul on siukene tunne, et mul on kõik särd siiamaani verd täis. Ruugarnal seda ongi. Nii. Selja tagant vaadata, see on see nagu sorviline draakon. Kõnnib mäest alla. Kohtasime ka kohalikke. Hello. Hello. Mis ta küsis anda? You get fish? Yeah. Kraks ütles, 50 kilometers. I just walked to the lakes. Kohal! Ja olimegi kõik ilusti kohal.